Iraanis toimuvad sajandi matused. Hiljuti lahkunud ülemjuhi Khamenei nädalapikkune riiklik matus on jõudnud teise päeva. 100 000 iraanlased on kogunenud Teherani, et avaldada austust oma lahkunud juhile. Toimub tugevalt korraldatud avalik lein, millega kaasneb laialdane USA ja Iisraeli vastane retoorika. Iraani ametnikud prognoosivad kogu nädala jooksul kuni 20 miljoni inimese osavõttu. Kuid üks inimene pole kusagil näha. Ajatolla poeg ja uus ülemjuht Khamenei. Joe Brown räägib sellest lähemalt. Hüvasti, et vana ülemjuhiga, kuid uuelt ülemjuhilt pole endiselt mingit märki. 100 000 iraanlased täitsid Teheranis suure mossalla, kus puhkavad Ajatolla Khamenei ja tema perekonna säilmed. Peaaegu nädal aega kestva matuse alguseks juhile, kes hukkus eelmisel veebruaril Iisraeli ja USA ühises õhurünnakus. Eesotsas olid Iraani poliitilise ja sõjalise eliidi juhid, kellest mõned avaldasid vaikselt austust islami fundamentalistidele, kes on Iraani valitsenud alates 1989. aastast. Ja teised, sealhulgas parlamendi esimees Mohammad Khatibaf, näitasid avalikult oma emotsioone. Samuti oli teise päeva alguses kohal 3 Khamenei poega, Mustafa, Massoud ja Massam, kes kõik ilmusid avalikkuse ette esimest korda pärast selle aasta alguses toimunud sõda. Kuid üks märkimisväärne puuduja oli Mushaba, uus ülemjuht. New York Times teatas, et ta ei osale, kuna Iraan kartis võimalikku Iisraeli atentaadi katset. Siiski ei ole ta pärast oma isa surma avalikult esinenud, kuna rünnak väidetavalt jättis Mushaba tõsiselt moondunuks. Välisdelegatsioonid mõnest riigist, sealhulgas Katarist, Saudi Araabiast ja Türgist, kutsuti samuti austust avaldama. Samuti kutsuti Iraani toetatud rühmituste liikmed, sealhulgas Hezbollah, Houthid ja Hamas. Mošees skandeerisid tuhanded iraanlased ja hoidsid plakateid, millel olid Iisraeli ja Ameerika vastased loosungid. Matuse rongkäigud jäävad Teherani kuni esmaspäevani, pärast mida reisib Khamenei kirst üle kogu riigi, enne kui ta maetakse Mashhadi. Ja nüüd läheme Reichmanni ülikooli Iraani lektori dr. Mehr Javad Anfari juurde. Meer, aitäh, et olete meiega. Seda kirjeldatakse Iraanis kui sajandi matust. Kuidas on võimud selleks valmistunud ja kuidas seda Iraanis pajastatakse või esitatakse? Selleks on kaua aega valmistutud. Islamis, nagu ka judaismis, surnukehad tuleb matta järgmisel päeval. Aga tundub, et president Ajatolla ülemjuht Khamenei keha hoiti selleks tähtsaks sündmuseks, mida Islamivabariik on väga hoolikalt planeerinud ja millel on kulutatud palju raha. Sest ta tahab näidata maailmale ja oma toetajatele, et tema juht oli keegi, keda hinnati ja keda Iraani rahvas toetas ning et Iraani Islamivabariik on endiselt tugev ja püsib jätkuvalt. Ja hoolimata sellisest 40-päevasest sõjast Iisraeli riigi ja Ameerika vastu suudata siiski kokku tuua miljoneid iraanlasi. Et tulla seda toetama, avalikult näidata toetust oma lahkunule või nagu režiim ütleb, nende märtriks kuulutatud ülemjuhile. See on sõnum kõigile režiimi toetajatele ja neile, kes Iraanis režiimi vastu on. See on samuti heidutus sõnum kõigile, kes soovivad Islamivabariiki väljastpoolt kukutada. Hästi. Kui oluline on see kogu sõnum, millest sa praegu räägid režiimi jaoks, eriti arvestades ajastust? Ma mõtlen, nad teavad läbirääkimisi USA valitsusega, mis on see sama valitsus, kes tappis Ali Khamenei, kellele nad nüüd korraldavad seda suurt ja tähtsat matust. Sellel on väga suur kultuuriline, religioosne ja kohalik tähtsus. Kuidas nad neid kahte asja omavahel sobitavad? Nad kasutavad seda sündmust ja avalikku toetust, mille Islamivabariik on korraldanud, et tugevdada Islamivabariigi positsiooni läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega. Selle matusega ütleb Islamivabariik ameeriklastele, vaadake, meil on oma rahva toetus. Me ei karda sanktsioone. Oleme valmis Ameerika Ühendriikidele vastu astuma, lootes, et see sunnib ameeriklasi läbirääkimistel rohkem kompromisse tegema.
ma arvan, et nad kasutavad ka korraldatud avalikku leinapuhangut Ayatollah Khamenei ja toetust Iraani Islamivabariigile selleks, et öelda ameeriklastele, vaadake, te olete meile võlgu. Te olete meile võlgu mitte ainult selle sõja eest, vaid ka selle väga mõjuka ja populaarse mehe tapmise eest, nagu Islamivabariik ütleb. Seetõttu olete just teie need, kes peaksid läbirääkimistel järeleandmisi tegema. See olete teie, Ameerika Ühendriigid, kes peaksid Iraanile pakkuma rohkem, kui Iraan teile pakkuda saab, selle eest, mida te olete teinud. Ja see, kuidas see on Iraani rahvast vapustanud, nagu Iraani Islamivabariik on püüdnud näidata selle leinaprotsessiooniga. Kas Islamivabariigil õnnestub need tegelikeks USA järeleandmisteks muuta, jääb veel näha. Ja nüüd selle juurde Ali Khamenei poja Mojtaba Khamenei küsimus. Ta ei ole siin oma nägu näidanud. Kuidas seda esitatakse? No mõtlen, see võib jätta mulje, nagu ta kardaks USA'd, kardaks iisraellasi. Kuidas seda esitletakse ja kuidas sellele seal reageeritakse? No, see tõesti sõltub vaatenurgast. Režiimi toetajad Iraanis ütlevad, et see on oluline turvameede uue ülemjuhi kaitsmiseks ja et tagada, et temaga ei juhtuks sama, mis tema lahkunud isaga. Neile, kes on režiimi vastu, nähakse seda hirmu märgina režiimi hirmust, mis väidab, et on Ühendriigid ja Iisraeli võitnud ja alistanud. See on režiimi hirm, mis väidab end olevat mitte ainult piirkondlik suurvõim, vaid isegi ülemaailmne suurvõim. Ometi on ta hirmul, ometi kardab tema juht oma nägu näidata. Ja Bianca, mis on tõesti oluline märkida, on see, et Mojtaba Khamenei ei julge mitte ainult oma nägu näidata, vaid kardab koguni nii palju, et ei ole valmis isegi helifaili avaldama. Ta ei saa lihtsalt oma häält salvestada, ta ei saa lihtsalt Iraani rahvale häälsõnumit anda ja ta kardab isegi seda teha. Nii et tõesti, eri pooled näevad seda erinevalt, tõlgendavad seda erinevalt. Aga päeva lõpuks, kui sellise riigi kõrgem juht kardab välja tulla, siis see ei jäta head muljet eriti nende silmis, kes on talle vastu, ehk siis enamik Iraani rahvast. Hästi, linnapea Javad Anfar, aitäh, et olite meiega.